kord kokku, kord lahku, suhe lõpeb suure pauguga. Tule välja tühjade kätega, pööra ringi. See ei ole nii. Siis pööra ringi. See ei ole nii. Ma mõtlen. Ma olen. Siis pööra ringi. Ma ei tea, mida sa teed? Ei, aita mind. Ei. Ma jõuan sinna. Me analüüsime, kuidas ühe naise kättemaks on viinud ta silmitsi pika vanglakaristusega. See on korras. Aga sa saad aru, et sind ootab ees vähemalt 120 aastat föderaalset vanglakaristust, eks? Meks? See on Inside the Crime saade, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Milner. Sa tead, et lahkuminek on väga valesti läinud, kui sa lõpetad vanglas. Ja lisaks sellele jõuad veel Law and Crime'i saatesse. Ühe naise jaoks sai see tõeks pärast seda, kui ta märkas oma endise poissõbra uut tüdruksõpra ja väidetavalt otsustas gaasipedaali vajutada. On 15. märts 2026, oleme Tulsas, Oklahomas. Kell on peaaegu 5:45 hommikul. Enamik inimesi kas veel magab või alles alustab oma päeva. South Yorktown Avenue'il elavaid inimesi võis äratada mehe karje "Stopp!", millele järgnesid autosignaalid ja siis ehmatav avarii. Ma lihtsalt ütlesin, et sa kuuled mingit müra, nagu keegi üritaks autot varastada. Ma kuulen seal midagi. Või keegi jookseb seal taga. Olgu, millisest majast see läbi läheb? Vau. Keegi. Pane sireen tööle, lülita sireen sisse. Tursa politsei, tule välja, käed tühjad. Nad lähevad 13. tänavale, seal on 12. Tagahuviga. 1, 112. Hästi, oled valmis? Ma tegin, ütlesin. Politsei, tulge välja, käed tühjad. Kuramus. Correct. Mis algab ja ma armastan sind. Hei. Kuidas sul läheb? Nii et näita meile oma käsi. Ta on siinpool. Hoia käed üleval ja kõnni minu poole. Keegi teine on minu telefonis. Okei, hoia seda. Okei, heida maha. Heida maha ja hoia käed üleval. Oh jumal. Tulsa politsei tuvastas hiljem selle mehe kui Jose. Ja Jose ütleb, et tema endine tüdruksõber Annabelle Torres sõitis just autoga läbi tema maja külgseina. Annabelle, tule välja! Jah, ta ei saa praegu siia tulla. Kas tahad siia tulla? Ei. Ma tulin siia ja kutsusin sind ka siia tulema. Me täidame maja pipragaasiga, kui sa välja ei tule. Üks inimene vastu. Üks mees. Tema käed on murtud. Ja oota. Ole vait. Ei, ära tee, ära näita talle, sest tema käsi on katki, vaata. Ma pole midagi teinud. Käsi. Murtud. Kes veel seal sees on? Tema ja keegi veel. See on kõik. Kes on see teine inimene? Shady. Enne kui me edasi läheme, pean ma selgitama, kuidas me siia jõudsime ja tutvustama kõiki asjaosalisi. Annabelle ja Jose on väidetavalt 3 ühist last. Shady politseiraporti kohaselt on Jose uus tüdruksõber. Alguses arvati, et ta on endiselt majas sees. Ja kuna Annabellet süüdistatakse selles, et ta sõitis autoga maja küljel otsa, hakkate te ilmselt aimama, kuhu see kõik viib. Ma ei löö sind, kõnni edasi, jätka kõndimist. Jätka, mine käpuli. Aitäh, võta. Ei, lama kõuni. Kõhuli. Mina kõhuli. Oota. Oota, lama kõhuli ja pane käed selja taha. Aga kas ma saan seda teha? Aga kas ma saan... Sul on kips? Ei, aga see ei ole nii. Siis pööra ümber. See ei ole nii. Ma mõtlen, ma pööran ümber. Ei tea. Ma olen. Ma ei tee sulle midagi, aga ma tulen kohe tagasi. Aga ma olen. Sa ei ole.
see on katki. Ma ei puutu su pöialt. Sa ei puutunud mu pöialt. Sa värdjas. Ja, Annabelle. sa pole seda varem kuulnud. Vaata seda. Vau, see on esimene kord, kui ma seda kuulen. Sa ei taha, et see nii oleks. Sa võid lehmad endale võtta. Temast pole midagi. Kes seal siis on? Tere! Kes veel seal sees on? Ma teadsin. Ma teadsin. Ma teadsin. Ma teadsin. Ma teadsin. Garaaž! Helista politseisse. Pane midagi kätte. Tõsta käed üles. Jah, ma ei tea, kuidas see muutub. Maailma. Ma teadsin seda. Ma teadsin seda. Ma teadsin seda. nii et võimalik, et meil on see teine ohver. Aga me pole midagi kuulnud. tehke veel mõned teadaanded. Toskolm, kui sa oled garaažis, anna endast märku. Me lihtsalt saabusime ja mõlemad olid seal sees. jah, ja ta ütles, kui me ta välja kutsusime, et seal võisid olla Annabelle ja keegi nimega Shady. Ma kardan, et Shady võigi alla jääda. Chad, ma võtan selle taaraklaasi. Ja, sul on korras. ja ma ei näe autos kedagi. politseisse. kui sa oled siin, anna endast märku. Saime veel ühe kõne kelleltki, kes jooksis oma elu eest minema. See oligi seal taga. Ma arvan, et mäletan, et kuulsin seda asja siin taga käivitamas. Jah. Kas sa paned tilbi sinna sisse või ei? ma ei usu, et ma suudan seda teha. Võib-olla, ma ei tea. Ei, see ei mahu sisse. ma saan midagi sobitada. Me ei ole seal taga veel kontrollinud. Vista, palun. Viska, palun. Ma pean ukse avama. Mul pole midagi. Tere. Kui sa selle sammu teed, hoia seda. Ma liigutan selle madratsi. Hea. Juhtumi aruande kohaselt. Pärast õnnetust lahkus Shady koos oma 2 lapsega hoonest, kuid politseinikud võtsid hiljem temalt ütluse. Samal ajal, kui politseinikud üritavad Annabelli vahi alla võtta, märgivad nad oma aruandes, et ta muutus, tsiteerin, agressiivseks ja vihaseks. Oodake, kas te saate mu juuksed mu suust ära? Ei. Tahad pommi? Võta juuksed suust välja. See on hullumeelne. Palun, nüüd vajad sa teene. Palun. ei, palun, hei, seal üleval. Jah, ära tee. kas sul on tema võtmed? Vuhuu, kus? Ole vait, lõpeta ära. See tüüp maailmas elab selles neetud majas. Näed, sa oled veidrik. Sa oled ikka tõeliselt imelik. Vidrik. Ja imelik. Kuule, ta sai oma võtmed vannitoas kätte. Jah, sellepärast sa oledki nõme. Sa oled imelik, aga ei suuda oma laste eest hoolitseda. Aga mis su enda lapsed siis on? Miks sa kõiki lööd? Sa tahad oma lapsi lüüa, aga sa tahad oma lapsi lüüa. Sa ei taha oma lapsi. Olgu, sa tahad ta kaasa võtta. Teie võtate ta tema hoo jaoks. Hei, lõpeta see. Mis? Lõpeta, sa ei tohi talle haiget teha. lõpeta, pole tänu väärt. Hei, kas ma võin sisse minna? Kurat, mis? Ei! Kas sa tahad politsei ära kutsuda? Vau, see teeb nii haiget. Jah, kes aitas? Kes see on? Oi, löön sind. Jah, see tabas mind. See ei ole mägi. See asi tabas lihtsalt. See on rõngas. Su puusad on nõrgad. Me ei saa, ma olen praegu siin. Kas tahad abi saada? Miks sa ei tule siia nüüd? Sa pead saama. Abi.
sa pead abi saama. Sa pead abi saama. Sa pead tagasi vanglasse minema. Ei! Sa pead veel vanglasse minema. Tule nüüd, tule nüüd, tule nüüd, tule nüüd. Oh jumal, mul on pissihäda. Juhtumi aruandes märgitakse. Kui üritati Annabelle piirkonnast eemaldada, virutas ta naispolitseiniku jalaga vastu jalga. Kui üritati Annabellet kontrolli alla saada, virutas Annabel sama naispolitseiniku jalaga näkku. Ja tundub, et nende põhjuste tõttu tuli Annabel viia patrullautosse fikseerimisvahendis. Kes see teine tüdruk on? Ohvri perekond. Me oleme olnud koos üle 2 aasta, nii et ma arvan, et meid võib juba abielus olevateks pidada. Ma olen lihtsalt aus. Ma lihtsalt olen. Ei, okei. Oota. Te panete mind sellest läbi ainult sellepärast, et ta just lõi. Ta lööb mulle näkku. Ole vait. Sa oled... Jah. Jassinaka. Ma ei ole pere. Sa oled tõesti naljakas. Tahad nalja kuulda? Sina. Oota. Kas sa tahad teha? Tahad midagi kuulda? Kas sa teadsid? Ma ei ole. Ma ei olnud. Vabandan, et sulle jalaga näkku lõin, aga praegu majas mina... Kas sa ütled? Või ta ütles, et seal on veel keegi sees. Majas. Jah, majas. Kaartide maja. Aga seal pole kedagi sees. Kas sa tead, milline su laul on? Vähemalt üks. Ja haiglas on inimesi majas. Kas? Kus? Kurat? Seal pole kedagi. Ma vaatasin ise. Mulle meeldib see. Ma ei suuda lõpetada. Sina suudad, sest teda tappa ei saa olla tõsi. Ei, oota. Mul just tehti pöidele operatsioon. See pole see. Ma päriselt just... Oota. Mu pöial. Mu käsi. Miami. Mu käsi. Käu ära. Miks? Okei. Aga mis siis, kui see oleks sinu... See oli hea õhtu. Nii et võta oma... Tere hommikust. Ta ei saa. Olgu. Ta pole enam seal. Olgu. Ta arvas, et ma ei tee seda. Sa pead internetti minema. Ja, tere. Ta arvas, et ma ei tee seda. Oh jumal, minu mõte, minu arvuti, aknaga. Palun. Pöial. Minu pöial. Hakkan talle selga suruma. Minu pöial. Kas te kõik saaksite, palun? Ei, ma ei saa. Ei, ma ei saa. P2. Ära tee seda, palun. Ära tee seda. Ära pane seda selga. Peatu. Mis juhtus? Peatu, ma oman sind. Peatu, sul on ainult lapsed. Kas sa kuulad? Peatu. Kas ma kuulan? Me ei pane seda selga, kui... Kuidas? Kas sa kuulsid midagi, mida ma ütlesin? Kas ta on juba kuulnud, et te seda teete, kutid? Kas see on kõik, mida sa kuulsid sellest, mida ma ütlesin? Kas seal on kirjas ainult see, mida teha? Ainult Jose on see õige ja sina lihtsalt sattusid ette, kui ma ta tapsin. Imed, au! Mu pea! Au! Oota, tuli sisse, oota, jah. Mu pea! Ma pissin! Mu käsi, ma leidsin selle! Mu käsi, mu väikeke! Te kõik astute mu käe peale ja mu hammastele! Ai! Te kõik talate selle mehe peal! Ai! Minu pea! Ai! Grab me a kid!
Jesus, but that car's damaged. See auto on kahjustatud. See auto sõitis ilmselgelt läbi maja. Ma eeldan, et ta jooksis läbi ukse või midagi sellist. Jah, ja ta ründas mind mitu korda. Ja ta lõi mind jalaga näkku tegelikult. Ma mõtlen, see on ilmne. Ta näpistas mind jalast. Nii et see on märk sellest, et kõik on korras. Tundus, et seal pidi olema varjus, tundus, et seal pidi olema verd. Politseiraporti põhjal võib tunduda, et me teame, miks Annabel väidetavalt endast välja läks. Raporti kohaselt rääkis politseinik Jose ka sellest, mis juhtus. Ta ütles, et tema ja Annabel on viimased 7 aastat olnud kokku lahkusuhtes. Annabel ilmus kohale džiibiga. Annabel küsis teise sõiduki kohta, mis oli garaaži taga pargitud. Jose uskus, et Annabel teadis, et see kuulus tema tüdruksõbrale. Seejärel sõitis Annabel oma autoga teisele autole otsa. Lisaks ütles Jose, et Annabel viskas kiviga teise auto esiklaasi. Pärast sõiduki lõhkumist tagurdas Annabel ja sõitis otsa veel ühele, juhtumiga mitte seotud sõidukile. Seejärel sõitis ta väravast läbi ja garaaži, kus viibisid Jose tüdruksõber ja tema 2 last. Jällegi pääsesid Jose uus tüdruksõber ja tema lapsed ohutult välja. Kuid Jose näib kinnitavad, et tema uus suhe oli tõenäoliselt avarii põhjuseks. Ma ütlesin talle, et rahune maha, ütlesin talle, et ta peatuks, aga ta oli juba läbi sõitnud. Olgu, nii et selleks hetkeks. Ja ma ütlesin talle, et ma kutsun politsei, sest sa tead, ma ei taha tagasi vanglasse minna. Ma olen juba oma ära kandnud. Kui palju sa tahad, et ma sinu vastu süüdistuse esitaksin ukse sisselöömise ja rünnaku eest? Ei, ma ei taha süüdistust esitada. Ma ei ole selline. Ma mõtlen Shango Cho juba selle eest, mis ta tegi. Nii et ma ei ole temast väga väsinud. Shango Cho. Ma hakkan töötama narkopesas, haiglas. Töötan haiglas. Ma hakkan töötama haiglas. See vaene mulle meeldib. Jah. Ma ei tea, kas mulle meeldib välja saada. Kas sa tahad olla ohver, kui ta autoga sinu majast läbi sõidab? Ma ei taha. Sa ütlesid, et sa üürid seda. Jah, ma tean. Kus su üürileandja elab? Sõbra juures? Või mis koht see on? Ei. Noh, mu onu elas siin majas, aga praegu tehakse kogu majas remonti, nii et nad läksid ära. Nad teevad praegu kogu maja korda. Nad tegid terve põranda ära. Ta saab väga vihaseks, sest nüüd peab ta kõik uuesti tegema. Jah. Ja see langeb minu peale, mitte tema peale. See on minu vastutus. Jah. See on sinu vastutus. Kui me saame selle maja sinu pealt ära, siis see jääb tõenäoliselt igaveseks. Ei, ma arva nii. Nii et kellelt sa üüri? See on ühe mu sõbra ema, Mul on tunne, et ta saab oma maja pärast väga vihaseks. Jah, ma tean. Ja kes on selles asjas kannatanud? Ma tean. Võib-olla on see sellepärast, et neil on ühised lapsed või sellepärast nad veetsid aastaid koos. Mis iganes põhjusel, Jose tegi selle selgeks. Ta ei tahtnud Annabeli vastu süüdistusi esitada. Ma ütlesin, et ma ei taha tema vastu süüdistusi esitada. Nii et kogu see maja jama jääb sinu kaela. Jah, ma tean. Aga ma ei ole veel. Ma ei ole. Ma vabastan, aga ükskõik, mis juhtub, see langeb minu peale. Ükskõik, mis esita tema vastu süüdistus. Ta üritab nüüd öelda, et ta ei taha tema vastu maja pärast süüdistust esitada. Kuigi Jose ei soovinud süüdistust esitada, võeti Annabel mitmete süüdistuste alusel vahi alla, sealhulgas kallaletung surmava relvaga, politseiniku kehaline väärkohtlemine, pahatahtlik kahju tekitamine ja arreteerimisele vastupanu osutamine. Ei, mina olen Jose, see ei olnud õige. Sa võib valetamise lõpetada. Nüüd, hästi, sinu kogu kaudsen on $90,500. And $500. Olgu, mind ei huvita minu kautsjon. Ma tahan siin olla. Olgu, lihtsalt pealmiseks, kui oled Truck Club Nationi liige, siis 1, 2, 3, 4, 5. Uus kuriteosüüdistust menetleb föderaalvalitsus. Olgu, aitäh. Mulle see ei meeldi, vabandust. Ma ei saa aru, miks sa pead nii ebaviisakas olema. Cass, ma lihtsalt küsin sinult küsimusi. Ma pean sulle veel midagi ette lugema. Ma saan aru, et mul on kohustus kellegi vabastada, annetades või hävitades kogu vara minu vabastamisel. Isiklik vara, mis jääb alles pärast 7 päeva, vabastatakse või hävitatakse konfiskeerimise, annetamise või hävitamise teel.
kõik lahknevused peaksid olema teada selle allkirjastamise vormis ja vaimsed vabastamised peaksid täitma kaotatud vara vormi. Selge, täiesti vastuvõetav, sinu nõuete eitamist ei ole. Kui sa siit välja saad, antakse sulle su telefon tagasi. Veendu, et sa selle kaasa võtad. Kui sa seda ei tee, visatakse see minema. nii et selle kohta, kui ma välja saan. Kui sa välja saad, siis lihtsalt võta oma telefon. Aga mis siis, kui keegi ei tule mulle järele, et ma kaotan selle? No, kui sind vanglast vabastatakse. Nii et mul on siiski mu telefon. Jah, nad annavad selle sulle. Sa pead selle vastu võtma allkirjaga. Veendu, et sa allkirjastad selle. Ma rääkisin. Ei, ma rääkisin, see on korras. Aga sa saad aru, et sind ootab vähemalt 120 aastat föderaalset vanglakaristust, eks? Miks? 3 AVPW süüdistust tähendavad kuni 20 aastat. See polnud asja mõte. Kallaleetuv surmava relvaga, autoga majja sõitmine, kui seal on inimesed sees, on kallaleetuv surmava relvaga. 80. Politseiniku vastu suunatud rünnaku eest võid saada kuni 20 aastat. Olgu, ta oleks võinud pääseda. Kuni 20 aastat, see ei loe, sa ei tohi lihtsalt kedagi rünnata. Ma ei tahtnud seda teha. Sõiduki varastamine. Ma tulin siia välja ja ütlesin talle, et mul on kahju ja ma ei tahtnud seda teha. Sõiduki varastamine, kuni 20 aastat. Varastamine. Jaa. Sõiduki varastamine. See ei ole sinu auto. Ma ei varastanud seda, ta lubas mu seda laenata. Ta lubas mul seda kasutada. Miks siis on sõiduki varastamine? Ta ütles, et ta võttis võtmed. Kes? See tüdruk, kellele kuulub see punane auto. See, kellele kuulub punane auto? Jah, see, millega sa maja sisse sõitsid. Jeep. Ei, Jeep kuulub Jose Sanchezile. Laps on hill. Ciao. Jeep. The Jeep. Barbara Penny. Kes? Ei. Ma ei saa sinu küsida, mis see oli. Ma ei varastanud. Sa ei saa mulle öelda, mis see oli. Mina ei tea. Aga ma mõtlen, sest ei loodan ehk ülejäänu peab vastu. Jah. Mina ei hooli. Mind ei huvita tegelikult ükski muu asi. Mind ei huvita. Ma tean, mida ma tegin. Ma tean. Ma võtan selle eest vastutuse, sest mina tegin seda. Aga asi on selles, et ma ei teinud seda. Ma ei varasta. Ma ei varasta. See on üks asi, mida ma ei tee. Ja sina istud siin ja üritad mind hirmutada, nagu ma hakkaksin kartma, aga ma ei hakka, mind ei huvita. Ma mõtlen, et ma hooliksin, kui mind ootaks ees üle 100 aasta föderaalkaristust. Mind ei huvita. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Mind ei huvita. See on okei. Siis istu siia üles. Kas mul on halb mõistus? Kas sa tead, mis on 5 põhiseaduse vajadus? See on sinu õigus vaikida. Sest sa tead küll, mida rohkem sa räägid, seda rohkem see kaamera efekti salvestab. Mida rohkem sa ise kõigele üles tunnistad? Tunnistan üles, et mind ei huvita. Mind tõesti ei huvita. Tead mis, saad aru? Ja sa lihtsalt käitud nii, ilma põhjuseta. Kuidas ma siis olen olnud? Ma pole üldse selline olnud. Sa oled, aga sa oledki. Aga sa üldse kuuled, kuidas sa minuga räägid. Ma räägin sulle tõtt. Me tegelen autoga. See võib-olla pole siin kirjas, eks? Tema ütles seda, sina ütlesid teisiti. Me käsitleme sinu oma. Ma ei näinudki teda sealt sees. Nii et see ei loe. Ma jalutasin ringi. Pole tähtis, kas seda näed. Ma tean, aga ma ütlen, et ma ei näinud teda seal üldse. Nii et ma olen üllatunud, et ta seal oli. Ta tõesti arvas, et ma ei tee seda. Ma tegin seda ja ma tegin seda ja ma ei... Oota, ükselt, enne kui sa... Räägid edasi, ma tean. Ma tean, et ma räägin palju. Ma tean, ma loen sulle selle ette. Sul on õigus vaikida. Kõike, mida ütled, võidakse kasutada sinu vastu. Keegi ei lugenud. Keegi ei öelnud mulle seda, kui mind arreteeriti. Mitte keegi. Me ei tea seda tegema, sest meil on siin 6 küsimus. Sel pole mingisuguse ettelugemisega midagi pistmist. Aga ei. Aga miks te peate kirjutama? Miks te peate seda ütlema, kui mind arreteeritakse? Keegi pole sinu tegeliku kuriteo kohta küsinud. Aga keegi ei öelnud midagi. Nii et me ei pea seda lugema. Memad? Nad palusid mul maha heita. Ei. Päris kindlasti mitte. See on ei. Ei, nüüd sa ütled selle välja. Sul on õigus rääkida advokaadida ja lasta tal ületuulamise ajal kohal viibida. Kui sul ei ole võimalik advokaati palgata, määratakse sulle 1 enne ülepuulamist. Sa võid igal ajal otsustada neid õigusi kasutada ja keelduda küsimustele vastamast, eks? Ja kõik, kes just tööle võeti, peate lihtsalt ütlema ei, kallis. Sa saad aru. Õigusest vaikida. Keegi ei öelnud mulle midagi. Ma ei taha sellele helistada, oota. Ma peaksin. Mitte. Sind
kaitsma. Me, David. Nii et sa oled umbes 40 või? Ma olen 34. See on hea. Aga kas sa saad aru, mida ma sulle ette lugesin? Aga ma olen tegelikult väga noor. Sa saad aru, mida ma sulle ette lugesin? Ma ei tea. Ei. Sa ei saa aru, mida ma sulle ette loen. Hästi, siis lõpeta rääkimine. Ei. Sest sa ei teinud seda. Hästi. No, sul on õigus vaikida, nii et kasuta seda. Kui nad mind politsei autosse panid, siis oleksid pidanud seda ütlema. Õige, kõik kuidas ütled, ma lihtsalt lisan seda lihtsalt siia juurde. Aga just siis oleksite pidanud seda ütlema. Hästi. Hästi. Keegi ei lugenud mulle ette Miranda õigusi. 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 Kõik nad lihtsalt saadavad jah autos, nad saadavad sõnumeid randmed. Mitte ükski inimene ei lugenud mulle ette Miranda õigusi. See ongi see, kellelt auto on, eks? Nüüd olete te kõik vihased, sest te ei lugenud mulle Miranda õigusi ette. Sest valitsus, see on selle auto number, mis oli sees. Ja. Kas see tuleb välja selle tüdruku juurde, keda sa tead, kes väikis, et see varastati? Ei, aga ma ütlen sulle, et ma ei varastanud seda. Ei, ma ei varastaks kunagi. Ma ei varasta. Olgu. Sa lihtsalt sõidad autoga majja. Ei, sa ei sõitnud autoga majja. Täpselt. Aitäh. See ongi see, mida ma teen. Ei, ma ei tee seda tihti. Ma olin tõesti vihane. Ma olen tõesti endast läias. Ma tahan tõesti nutta. Ei, ma olen lihtsalt vihane, sest ta tõesti arvas, et ma ei tee seda. Ja siis ma tegin seda. Ja siis oli tema vihane. Ja ta tahtis seal istuda ja mind kogu aeg kullakeseks kutsuda. Kullake, kullake, kullake. Ametnikud kinnitavad, et Annabelle on Choctaw Nationi hõimuliige. Selle tõttu anti tema juhtum edasiseks uurimiseks üle FBI-le ja hõimuvõimudele. Veebipõhised andmed näitavad, et Annabelle Torres on endiselt vahi all Tulsa maakonna vanglas. Suur aitäh, et olid minuga selles Inside the Crime'i osas. Mina olen Elizabeth Milner ja kohtume sinuga siin taas homme uue juhtumiga.